alustame kõigepealt sellest, et kus me oleme? Me oleme praegu Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis ja meil on labor, mille nimi on siis arukate materjalide ja seadmete labor. Väga intrigeeriv. Mis asjad on arukad materjalid? No sellised materjalid, mis teevad midagi, kui neile mingi signaal või elektripinge peale anda. Et me uurime selliseid materjali, mis liigutavad selle peale. Kuidas see on seotud kosmose vallutamisega? No need kunstlihased on sellised, nad on tööd plastikust väga suures osas, et nad on kerged ja kõik, mis on kerge, see on väga huvitav kosmosetehnoloogiale, sest iga gramm, mis üles saadetakse, see maksab ja mitte vähe. Ja siis me uurime, kas neid materjale saaks kasutada näiteks mootorite asemel või mingite muude liigutajatena kosmoses, Sputnikutes ja satelliitides. Kui me nüüd räägime vähe konkreetsemalt sellest tegevusest, et püüdke inimesele selgitada, et need kunstlihased, see kõlab väga selliselt nagu Isaac Asimov või mõni ulmekirjanik, aga mis see nagu tegelikult on? See ei ole mingi fantastika? Ei, see ei ole üldse fantastika. Tegemist on lihtsalt sellise plastiku ja süsiniku ja kulla seguga. Ja ta on kiletükk inimese jaoks vaadates. Ta on natuke paksem kui tavaline kile, aga ta on tegelikult kiletükk. Ja kui tema ühendada näiteks kas või patareiga, anda tal mõni volt pinget, siis ta paindub, tõmbab ennast kõveraks. Ja ta on hästi selline huvitav liigutus, et tavaliselt meil asjad pöörduvad või lähevad pikemaks ja tema paindub. Kui nüüd püüda fantaseerida näiteks, et praktilises elus, et kus see võiks olla kasulik? No me kõik räägime robotitest ja kunstlihast, eks see nimi kunstlihas ongi tulnud tegelikult kunagi sellest, et loodeti, et hakatakse näiteks inimestele tegema kunstjäsemed või kui lihased on haiged, siis tehakse abilihas juurde. Aga reaalne elu on natukene ei ole nii hea. Siis tegelikult me tahetakse neid asju kasutada just väikestes seadmetes. Et selle kiletüki saab alati pooleks lõigata ja veel kord pooleks, et ta saab hästi pisiseks teha. Aga hästi pisikse elektrimootoriga on suured probleemid. Nii et igasugused peegliliigutajad ja mikropumbad ja klappide avajad ja sellised vidinad. Kas ma saan õigesti aru, et see kunstlihaste suund selles uurimises on hüljatud? Et nagu lihaste asemel või? Ja. Ei, ta ei ole hüljatud, lihtsalt see on teadus. Ehk siis rakenduseni veel pikk tee. Uuritakse loomulikult ja tahetakse paremaks teha, aga ütleme, et lähema aasta jooksul keegi päris lihast nendest asjadest ei tee valmis. Aga mis juhtub 5 aasta pärast, on järgmine küsimus. No need materjalid, mida te siin kasutate, kas te saate tavainimesele natuke rohkem selgitada, et mis need nagu täpsemalt siis on? No, siin on muidugi keemiaks, kui ma hakkan seletama, aga põhimõtteliselt on tegemist ühe polüvinüülkilega, mille peale kantakse 2 poole selline süsiniku ja ioonvedeliku segu. Siis on nagu, tegelikult on siis juba kunstlihas valmis, aga mõnikord me paneme sinna veel õhukese metallikihi ka otsa. Vesime sellist kõik ilusti kokku ja ongi valmis. Ja kuidas see liikumine siis seal hakkab? Või mismoodi nad liigutama hakkavad? No, tähendab seal, kui seal on ioonvedelik, siis seal seisavad igast lahtised ioonid, mis liiguvad. Ja kui panna siis elekter peale, siis tekib elektriväli ja siis need ioonid hakkavad ühed ioonid ühele poole liikuma ja teised teisele poole. Ja siis ühel pool tekib rohkem ioone ja ta lihtsalt mehaaniliselt ühel poolt paisub. Ja ta on väga sarnane tegelikult kondensaatoriga, et kui ta paigal hoida, siis ta ongi kondensaator. Nüüd, ja kas ma saan õigesti aru, et see, mida teie siin teete, ongi mängite erinevate kombinatsioonide, materjalide kombinatsioonidega, et siis vaadata, mis juhtub? Jah, me põhimõtteliselt me tahame jõudu saada, me tahame kiirust saada. Ja elu näitab, et me saame kas kiiret või saame tugevat. Aga aeg-ajalt on mõlemat vaja ja siis me kombineerime, et saada see õige kiirus ja jõud, millega midagi praktilist peale hakata. Kuidas neid katseid tehakse? No, kõigepealt on keemialabor. Seal toimub, nagu ikka toimub. Sünteesitakse, pressitakse, segatakse, kuivatatakse, jahutatakse. Nii kui see lihas on nagu valmis, see kiletükk siis me paneme ta, meil on selline masin, me paneme sinna masina vahele ja paneme ta liigutama. Ja siis vaatame, kui kiiresti ja tugevalt ta liigutada oskab. Ja kõige tähtsam on ka muidugi selles, et kui kaua ta üldse liigutab, et igal asjal on oma eluiga. Et kui kaua ta kestab siis? Kaua ta kestab, jah. Et inimese lihas kestab mitukümmend aastat või peaaegu 100 aastat.
aga tegelikult inimene vahetab oma lihase välja siin paari kuuga. Sa pidevalt sööd ja lihas kasvab juurde, aga see kunstlihas süüa ei oska, et tema eluiga on lõplik. Ta on mingi liigutuste arv, millega ta hakkama saab. Kui lähedal te tegelikult olete sellisele konkreetsele mingisugusele rakendusele või on see veel väga algusfaasis? Nii ja naa, tähendab, ütleme nii, et homme ühtegi sellist toodet või sellist asja turule ei tule. Küll aga on maailmas natuke teistsuguste materjalidega mõned asjad turul küll juba. Isegi Amazonis saate osta ühte vidinat, mis käib iPhone'i ümber. Ja sellega saab siis mängida ja see väristab ja siis pidi olema hästi huvitav mängida, et mitmes kohast väristab ja nii edasi. Et need, kes on mänguhullud iPhone'i otsas, need võivad seda vaadata lausa ja osta ka. Aga ma arvan, et mingisuguse 2-3 aastaga võiks kuhugi jõuda küll. Mida te ise fantaseerite või loodate, et mis võiks olla selline esimene reaalne rakendus sellele tööle, mis teie teete siin? Mikropump on kõige reaalsem lahendus. Hästi väikene pump. Ja seda kasutatakse näiteks? Näiteks meditsiinilaborites või diagnostikas või siis kas või kosmoses, et seal on ka vaja ühtest vedelikku pumbata. Kas te teate, kui palju on teadlasi, kes tegelevad sama valdkonnaga, kus teie olete? Ikka tean, jah. Me kõik teame üksteist. Teadlasel ongi. Pengi silmas, et kui kitsas see valdkond on või kui palju see praegu pakub huvi maailmas? Ütleme niimoodi, et materjaliga tegeleb maailmas vast 200 inimest. Aga nii nagu sa midagi valmis teed, tulevad insenerid ja tahavad midagi ära ehitada ja need insenere on ikka mitu korda rohkem, kes siis inseneeria koha pealt selle asjaga tegelevad. Kui ma küsin niipidi, et kui vana see uurimissuund on, millega teie siin konkreetselt tegelete? Ütleme nii, et kunstlihastest hakati suure häälega rääkima 80-ndatel kuskil või isegi 70-ndate lõpus. Siis kui jaapanlased avastasid sellised tead materjalid ja ameeriklased oma kosmose NASA abil avasid suure uurimissuuna, et neid kosmoses kasutada. Aga see materjal, mis selle all tahtsid kasutada, see ei töötanud. Ma küsin siis niipidi näiteks, et mis on see kasu, mis teie saate sellest seotusest nüüd ütleme kosmoseprogrammiga? No see on teadlane üldse elustiil natukene, et inimene tahab üldse millegipärast kosmosesse minna, mis ei ole üldse tegelikult ratsionaalselt seletatav. Et on lihtsalt hästi lahe ja põnev tegeleda millegi siuksega, mis on tehnika ja teadmiste piiv. Aga kui proovida ikkagi nagu maha müüa seda mõtet inimestele, et me ütlevad, eestlased räägivad sageli, et me oleme väike ja vaene maa, eks ju, ja et miks me peaksime näiteks üldse huvi tundma kosmose vastu, et mis see kasu sellest võiks olla? Tähendab, kosmos on kahemõttega asi, tähendab kosmost kui äri, kosmos ei ole äri praegusel hetkel nagu väga üldse, kui nüüd me ei räägi positsioneerimistest ja nendest GPS-i asjadest, mis on juba väga suur äri. Aga näiteks ma arvan, et 10-15 aastat tagasi just keegi ütlenud, et me hakkame käima mööda maad ringi mitte kaardi abil, vaid me igaühel on mingi vidin, mis ütleb, et pööra vasakule, pööra paremale ja kogu maailm muutubki siukseks, et vasak, parem maailma mõttes. Kõik oleks naernud ju selle peale, nii et kui me täna ei kasuta, see ei tähenda, mis juhtub 10-20 aasta pärast.